ikka tere! Kell on 12 öösel. Me jõudsime Vietnamisse. Nüüd lähme võtame oma kotid. Siis otsime takso. Siis lähme hostelisse. Ja siis on geenete striik. Ja taega meie üheöine hostel on läbi. Nüüd lähme pealinnast põhja poole. Hetkel ootame taksot ja siis sõidame bussiga 21 tundi. Nii et jälle uus kogemus. Martin, kui valmis sa oled? Ma olen valmis. Hello! Hallo! Jõudsime kuhugi suure tänava äärde. Või nagu tee äärde tähendab. Ja siis kõnnime ringi ja vaatan raha maas. Nagu järjest. Kuhu edasi nagu liigud, järjest vaatad. Oi, USA dollar ja siin on veel mingid tongid, aga ma nüüd kontrollin järgi, kas need on päris. Sest seda tõesti on palju siin. Ei ole see backpackeri elu midagi nii lilleline ja ilus. Nagu tundub. Vahepeal pead ootama. Kus pidi tulema kell 1. Kell on 1.20. Ja niimoodi me siin ootame. Suur tõenäosus, et seda ei tule, aga me veel ei kaota lootust. Viimane 10 minutit veel ja siis vaatame, äkki saame üldse rongijaama ja lähme üldse rongiga. Mình có một vị đại tướng tên là Võ Nguyên Giáp rất nổi tiếng. Yes. Niimoodi peame Còn tôi là ở gần nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sest nad ei oska ingles keelt. 0. Meie 21 tundi ööbussis hakkab nüüd pihta. See, kuidas me siia saime, on täiesti seletamatu, sest et me tulime mingi 20 minutit hoopis teise kohta. Me ei ole pidanud hetkel mitte midagi juurde maksma. Takso maksti meie eest ära. Nii et ma ei tea, kuidas see asi toimib, aga me praegu oleme igatahes väga rahul. Vaadake, kuidas see välja näeb nüüd. Me siin oleme niimoodi. Natuke jalad on kranksis, aga väga tore on. Üliäge ja siin nagu on õhku ja värki, nii et näeme, kui midagi ei juhtu, siis näeme 21 tunni pärast juba, ma ei tea, mis see koha nimi oli? Phong Nas. Nii et jõudsime juba oma hostelisse ja nüüd pesus ja siis puhkaks natuke, mitte see 20 tundi puhkus koos olla, aga seaks ennast sisse ja siis ei teagi, tutvume sellega, aga siin on nii ilus vaadata. Selline on meie vaade. Miu. Teeme teile siis ruumtuuri ka. Siin on iga lugu see abi. Kes korralik? Mis suured ma? Nagu ikka, võides. Ja vaatad ma juba näitud. Tere hommikust! Kell on 16. Detsember, kell on 7:30 ja lähme hetkel sööma. Ja
siis lähen vaatame, mis on. Aga tuleb üks päev. Välja arvatud see, et väljas on 18 kraadi ja paduvihmuse ajal. Aga elame üle. Lihtsalt tahan öelda, et me saime eelõhtul tasuta lõtkaga. Et me maksime 5 eurot selle hotelli eest. Ja meil on nagu hommikusöök ja siis mingid igasugused erinevad asjad linna sees. Väga haige. Siseneme paradiisi väidetavalt. Okei. Jah, see on paradiis. Ma kohe näitan teile. Sekund. Vaadake. See on paradiis. See on super view'ga. Ehk siis lähen. Nüüd me lähme väga vanasse koopasse. Nagu meie giid ütles. See teine oli vana. No ma tean, ära riku seda. No ta on noorem koobas, aga ikkagi. Ei. On kiinni teavad seda. Täna on 17. detsember. Väljas sajab vihma ja on 21 kraadi. Oota, vaadake seda. Meil on karjatame lehmi praegu. Igastahes. Jutt kiire, lühike, loogiline. Kell 8 õhtul läheb buss. 8 tundi sõidame. Kiire arvutus ütleb, et öösel kell 4 jõuame Hanoisse. Otsime endale hosteli ja näeme homme siis. Jäi hoopis 8 tunnist sai vist 10 tundi, nagu ma aru sain. Aga see buss näeb palju ilusam välja, vaadake. Siin on nagu 3 kohta. Seal on Martin, nagu ikka on ju. Siin on isegi telekas ja siin on wifi. Nii et näeme kell 6 hommikul ilmselt. Poole tunni pärast 12 koha, aga eile siis mingi täna hommikul kell 5 jõudsime
magasime, tegime ennast korda ja nüüd oleme siis sellises linnas nagu Hanoi ja hetkel oleme kuskil vanalinna kandis. Siin on suht ilus, aga suht nagu rahvastatud ka. Miks me siia tulime? On kohvikud ja ilusad tänavad. Aga praegune tänav on selline. Nii, me oleme jõudnud nüüd tänavale, kus tegelikult niisama kõndida ei tohi, sest et siin sõidab rong. Aga vaadake, kui ilus see on. Teeme teile siis ruumtuuri ka. Tuleksid läksid. Siin on üks tuba. Siis siin on meie tuba. Siin on minu koodi. Koos asjadega. Siin on teine peegel. Ja siin. Ja siis Andres, kus Fanni peseneb basseini, aga see bassein ei ole ühtegi kohta. Aga muidu on selline päris minu. Kõik need seinad on täis kleebitud. Issand, see näeb nii nagu veider välja. Väga väike on siin. Samas on ilus vaade. Eile võimalus osta 400 000 peso, pesoga või tongiga bussipilet. Ja siis me korra, see buss ei sõida nagu kaua, see sõidab 2 tundi. Ja siis me mõtlesime korra, et vaataks teistest kohtadest ka. Ja siis saime mingi 100 tongi alla, aga see oli ikkagi palju, sest et meil need pikemad bussisõidud olid palju odavamad. Ja siis leidsime netist ühe bussi ja ta on suht nagu väike, aga ei ole midagi hullu. Siis me saime mingi kingitusega. Nii et näeme mingi Ninbindis. Vähe sellest, et see buss oli odavam, siis siin on massaažistantega. Ja okei, kui eelmine buss me arvasime, et on Biffiga ja telekas töötab, siis kukki ei töötanud. Aga loodame, et veel massaažist need töötavad. Jõudsime hommikul ilusti kohale Ninbindi. Ja siis mina kuhu valude pärast tuppa pikutasin natuke. Nüüd käisime söömas ja nüüd hakkame teile kohe teist testi tegema. Martin ostis mingi pineapple milki. Nii et me istume maha ja teeme teile teist testi. Kuna teised magavad, siis me peame susistama. Aga ma teen teile ruumtuuri nii kaua, kuni Martin oma jookid lahti teeb. Selline. Kõik. Selline ruum. No me lähme sinna varsti. Isegi.
mina annan mingi 7-8. Jess, nüüd saite roomtuuri ja tõesti. Me oleme ikka bloggerid. Imelise vaatega lõpetame siit limbimist. Nüüd istume siia pussüü kõrvale. Ja näeme Hanois. Vaadake kui tore. Saab isegi autost välja tulema selleks, et su auto saaks tagitud. Nagu inimene tagib ära ja sa maksad lihtsalt liitri eest maksad 58 senti diisel. Ja niimoodi ongi. Super. Teenindus. Märk on selline ja vennad sõidavad seal. Tere tulemast Vietnamisse. Siin ei jätku ükski päeva. Ja me nüüd loodame, et me surma ei saa. Appi. Meil on viimane päev Vietnamis. Siis me tulime siia lennujaama lähedale ja käisime ostime mingit snäkke. Minul läks mingi 135 000, ma ei tea palju see eurodes on. Mingi 3-4 eurot äkki. Tahad proovida või? Ülihea lõpuks tuleb selline veits spicy maitse. Aga jah. Vaatama, kas me saame otse oma hostelist lennujaama. Tundub, et me saame otse lennukile, aga check-in jääb tegemata vahepeal. Üliäge. See on lennuk seal. Hi, Tivi! Ma ei tea laula rohkem. Kell on natuke enne 9. Katse. Lähme lennujaama. Kuidas magasid, Martin? Ma selle võin. Teile lifehack. On lennud ja te ei taha lennujaamas süüa osta. Siis ostke endale valmis pakis sellised nudlid. Ja siis küsiti lihtsalt kuskilt kuuma vett ja saate vähemalt midagigi süüa. Mitte ei maksa mingi 12 eurot selle eest, et süüa saaks. Aga miks me tegelikult siia tulime? On see, et meie 2 nädalat Vietnamis on nüüd finito. Ehk Martin. Mida? Mis on see, mis sa endaga Vietnamist kaasa võtad? Seiklusi mu uued inimesed ja rahu. Ja, need ma võtan. Väga tore. Mina võtan kaasa kohalolu, aeglustumise ja
looduse. sa isegi ei kuulanud mind. Ma kuulasin, sa võtad kaasa nagu looduse, kohalolu ja rahu. Jah. Multitas. Jah. Üks meestest, kes seda oskab. Tavaiks näeme, ma ei tea kus, ma ei oska öelda tšau.